Turus Rendi Turmas siin. Täna on esmaspäev, 11. august ja taas nädalale pilguheit. Et mis siis turgudel toimunud on, et eelmine nädal oli kõva taastumine, ei olegi jõudnud siin seda veel ära update'ida, aga võimalik, et siin veel mingisugune taastumine aset leiab, kuni siis lõpuks turg murdub, aga no, eks me aeg näitab. Igal juhul prognooside poolest läks suhteliselt hästi, S&P puhul see oli üsnagi kõnekas. Ainult reede siin läheks natukene lappesse, et see ei olnud päris selline nagu oodatud, aga jah, põhimõtteliselt selle nädala siis prognoos on siin ja kuidas ta praegu kõnetanud on, et on püüdnud küll neid siin võimalikke liikumisi, et oluline vast on see, mis ta siin nädalal teine pool teeb, et jälgime seda siis pingsalt. Aga vaadates seda AI mudelit, AI mudel on see nädal suhteliselt jällegi selline segane, et viitab ta siin väga heitlikule nädalale ja nädala lõpp võib-olla siis pigem allapoole. Aga vaatame, mis kullaga juhtus. Kulla prognoos enam-vähem pidas paika. Trend oli enam-vähem õige, selles mõttes võis rahule jääda. Ja uue nädala prognoos siis hetkeseisuga selline. Kuidas ta siin praegu, see on vaatame kulla, nii, praegu enam-vähem kõnetab selles mõttes, et väga täpne ta ei ole, aga siiski suund on enam-vähem õige. Ja vaatame hõbeda ka siis üle, et hõbeda puhul nädala algus oli väga ilus. Hästi kõnetas, aga nädala teine pool läks küll käest ära, et see oli pigem pöördasetus, ma oleks tahtnud selle natuke teistpidi pöörata siin, kui ta nüüd tegelikult siis välja mängis, aga kuidas see pilt siin meil praegu välja näeb, no jällegi kõnetab küll, et tõenäoliselt siis hõbeda hind võib-olla siin jätkab veel langust. Homme ka, võib-olla isegi kolmapäeval veel, aga siis nädala teine pool võiks hakata jälle hind koosuma. Ja see siis on jah, see prognoos meil siin. Et Bitcoiniga, no sellega kõnetas ja ei kõnetanud ka, ütleme nii, et jällegi siin tundus, et see teine pool oli ikkagi pöördasetuses, et suures plaanis ta ikkagi kõnetas, aga mitte nii täpselt. Ja uue nädala prognoos siis selline, no jällegi peab vaatama, kuidas ta siin tegelikult reageerib. Täna on hind olnud hästi volatiilne, käis siin 122 peal lausa ära ja nüüd on jälle alla tulnud, et ühesõnaga krüptodega on see volatiilsus tahes või tahtmata väga suur ja sellega tuleb arvestada, et need kõikumised võivad olla üsna käekilised. Aga nädal üldiselt selles mõttes oli üsna märkimisväärne, jah, et see taastumine oli seal üsna tugev, et Nasdaq peaaegu, et tegi siin uue tipu juba, S&P 500 jäi napilt alla seal ja Russell oli ka üsna tugev. Dow Jones on ainukene, mis on jäänud siin võib-olla pidama ja tariifipoliitika on ikka siin nädala keskmes olnud ja ilmselt püsib veel mõnda aega siin, et oli siin pooljuhtide tariifi teemaks ja ravimite tariifid ja USA keskmine tariifimäär on nüüd tõusnud 2,3% umbes 18,3%, mis võib siis jällegi kaupade inflatsiooni riske tõsta. Eelmine nädal teenusesektorist tulid segased signaalid, et ISM teenindussektor viitas siis kasvutempo raugemisele, aga samas tugevnemale hinnasurvele. Ehk siis see on selline klassikaline staglatsiooni signaal, et sellest oleme siin ka eelnevalt juba ju rääkinud, et see oht on ikka üleval. USA ja Kanada kaubandusandmetes oli näha siis tariifidest tingitud häireid juba. Ja impordilangus ja kaubandusdefitsiidi kõikumised ka. Tööjõuturg jahenes, aga veel ei murdunud, et siin juulis lisati vaid 73 000 töökohta, mis oli siis märgatust, muidugi oodatust vähemalt märgatav vähem, jah. Aga jah, põhimõtteliselt töötuse määr püsib siin 4,2% juures. Ja positiivseid üllatusi tuli tootlikkuse numbritest, et teise kvartali tootlikkus kasvas 2,4%, mis oli veidi üle ootuste.
ja see siis toetab ettevõtete kasumimäärasid. Just selle intressi languse foonil siin praegu. Nii, siis uue nädala ettevõtted, mis siin nüüd tulemusi hakkavad avaldama, et neid on siin jällegi päris palju. No täna ilmselt on oluline Monday, seal juba hommikul ära. Homme siis Circle, siis Kava Grupp. Kolmapäeval Cisco ilmselt on üks olulisemaid. Ja neljapäeval Applied Materials, Tiriaco ja JD.com ka. Et neid tasub siin jälgida. Vaatan, kas mul veel jääb midagi olulist siit silma, vast mitte, et nii ta on. Okei. Kuidas meie transiitide tugevuse nõrkusega siin läks, et no jällegi enam-vähem kõnetas, et see ülemine ots oli siis pigem tugev ja alumine ots pigem nõrk, et muidugi on siin olnud ka erisusi sees, aga tasub alati vaadata neid ekstreemseid situatsioone, mis on siis näiteks Oracle sellel nädalal on väga tugevalt miinuses, et Oracle'i hind siis tõenäoliselt saab mingisuguse hinnasurve ikkagi see nädal kaela. Kuigi eelmine nädal ka juba veidi hind taandus, et see oli juba siit ka näha. Et see taandumine ilmselt jätkub. Nüüd tsükliline vaade, mis siit siis silma jääb, et ma küll pöörasin nüüd S&P ja Londoni börsi karuturule. Mitte mina ei pööranud, aga siit vähemasti eelmine nädal enam kõrgemat tippu ei tulnud, et siis see viitab võimalikule sellisele pöördumisele. Olgugi, et oli üsna tugev taastumine, nii et eks me siis näe, ainult aeg annab arutust, kas see on siis võimalik pikaajalisem turutipp või mitte, aga eks hoiame silma peal. Nüüd Saksa börs on endiselt karuturul ja Tallinna börs ka samuti, nii et tegelikult on suuremad indeksid, mida ma siin jälgin, kõik pööranud. Ja läheme siit võib-olla metallide juurde, metallid ka mõlemad on siis ikkagi karuturul. See on huvitav situatsioon, et turud on vägagi negatiivseks pööranud ja Bitcoin nüüd peaaegu, et hakkas juba siin uut tippu täna tegema, aga siiski see karuturu signaal on endiselt püsimas, et see võib muidugi siit veel murduda, aga hetkel ei ole ühtegi teist indikatsiooni ka, mis viitaks võib-olla vastupidisele. Ja aktsiate poolest, Apple nüüd hakkas siit vilgutama võimalikku tipu saavutamist. Amazoni ja Google'i olen ma pööranud siin juba nii-öelda karuturule, küll hästi nõrga signaaliga, ja Google isegi tegi siit uusi tippe, nii et ma pidin seda natuke edasi lükkama, aga siiski, ütleme nii, et see on üsna tõenäoline juba, et see tipp hakkab kätte jõudma. Ja teisedki siin on andnud juba juuli lõpus siin võimalik uusi tippe, või viimaseid tippe nüüd siis, ja hakanud pöörama, et eelmine nädal enam sealt midagi uut peale ei tulnud, nii et siin on juba üsna oluliselt märke, et turg on valmis hakkama pöörama. Ja tekib siis selline võimalik negatiivne foon. Minu tees on see, et see negatiivsus võib püsida siin kuni septembri lõpuni või isegi oktoobrini. Eks siis tuleb jälgida, kuidas nad jällegi käituvad ja kust need tipud tekivad, et see idee on tegelikult väga lihtne, et turud on nagu pendel, et ta käib nagu ühest äärmusest teise ja kui need äärmused hakkavad siis oma maksimumi saavutama, siis hakkab ta ühel hetkel jällegi pöörama, nii et selles mõttes loogika on selline ja miks nad alati täpsed ei ole, et see pendel võib sealt veel edasi liikuda, olgugi et ta juba tundub, et on üsnagi äärmusesse jõudnud, aga ühel hetkel ta siiski sealt juba murdub, et need signaalid matemaatiliselt ei teki mitte niisama. Seal on ikkagi oma loogika taga. Nii et ma olen selles mõttes ikkagi täna sellel seisukohal, et turg hakkab oma tippusid leidma, kui juba ei ole seda teinud. Niimoodi, ja
Mõtleme siis live-graafikuid ka, et mis siit silma jääb. Et nagu öeldud, S&P on peaaegu siit uusi tippe teinud, aga täna on siis hind veidi taandunud, kuigi käis juba üsna kõrgel ära ka hommikul. Ja siis kuld on hakanud täna taanduma, samamoodi hõbe, et hõbeda kohta, nagu ma ütlesin, siin oli ilus potentsiaalne selline taastumine eelmine nädal ja nii ta tõesti läks, et sellega sai ka tehing tehtud, see oli üsna suure tõenäosusega siin. Aga nüüd edasi siit ilmselt hakkab hind jällegi varsti taanduma. Ja mis meil siin veel on, Londoni börs, nagu öeldud, on ka natukene siit hakanud nõrkust näitama, aga mitte oluliselt. Saksa börs püsib nüüd siin ilmselt selle vastupanu küüsis, et siit ta ei ole praegu uusi tippe teinud ja see 9. juuli tipp on praegu siis püsima jäänud. Ja Tallinna börs samuti on siis negatiivses foonis ja seesama 9. juuni siis tipp Tallinna börsi puhul on jäänud püsima. Ja mis veel, Bitcoinile ka pilgu heitud, nagu öeldud, täna käis siis väga kõrgel ära, siin 122 peal peaaegu, et uus tipp juba, aga siiski mitte. Ja täna on siis hind ka uuesti umbes samale tasemele tagasi tulnud. Et see on võimalik selline pöördekoht, kui siit nüüd uuesti karud ei võta hoogu juurde. Pullid ei võta hoogu juurde, et karud on praegu siin ikkagi täna hinda kõvasti alla pressinud, et see on väga tüüpiline selline signaal, et siit võib jällegi pööre tulla. Ja nafta on ikkagi suutnud siit allapoole praegu murda, et vaatame, kas see järgmine toetuspind siin 60 vahel siin kuskil pidama jääb. Et ja teistes Apple on siin teinud väga ilusat tõusu, nagu öeldud, et siit tekkis väike sükene signaalikene ka, et ta on nüüd hakanud siin juba oma äärmustesse jõudma nii-öelda. Et võib-olla siis tasub olla varsti ettevaatlik. Amazon on hakanud siin nõrkust näitama ja Google on kohe jõudmas siia vastupanu juurde, nii et siin on võimalikud variandid siis sellega seoses. Meta püsib tugev, Microsoft on hakanud taanduma, Nvidia püsib endiselt tugev ja Teslagi on üsna head tõusu siin näidanud viimastel aegadel, aga pikas plaanis on ta ikkagi sellises kanalis või lausa selline kolmnurk on siit hakanud tekkima, et ei ole see pilt kõige meeldivam. Adobe jätkab oma nõrkust, et väga raskes seisus tegelikult see ettevõte ikkagi just transiitide poolest. Caterpillar on ka hakanud siis langust näitama, Costco siit natukene on taastunud nüüd, isegi juba alustrend on hakanud vaikselt muutuma, aga siin on jällegi need vastupanud, vaatame, kuidas siis sellega toime tuleb. Ja Fiserv, olgugi, et siit tuli päris ilus tsükli lõpp või põhi, aga siis hind on siit jällegi edasi taandunud, et jälgime midagi ilusat siin praegu ei ole, luulema on sama lugu, et olgugi tugev ettevõte, aga hind ei taha kuidagi tõusta. Et see foon, mis siin on olnud, on siis väga teravalt siis püsinud. Ja Netflixki on negatiivses foonis, nagu me teame, et olgugi, et siin viimane nädal on olnud ilusat tõusu. Ja Oracle ka, vaatame, kas siit hakkab nüüd midagi muutuma või pöörama, et praegu veel püsib üsna tugevana. Palantir ka tegi väga ilust tõusu, siin olid päris ilusad majandustulemused ka järgmine nädal. Ja PayPal, väga negatiivses foonis, Starbucks samuti negatiivne. TMO on hakanud ka siit taanduma nii-öelda, et nagu ma arvasin, et see kiire kasv, et see võis jääda praegu selliseks tsükli tipuks, et siit ilmselt natukene hakkab uuesti jälle taanduma. Ja Visa on olnud languses ja praegu siit siis selle toetuspinna juurest on natukene pidama jäänud, et vaatame, kas siin on veel jõudu liikuda allapoole või hakkab praegu nüüd see langus läbi saama. Ja Walmart on siis üks tugevamaid, et siin on ka CMS signaal just alles hiljuti olnud, et see tuli eelmise nädala esmaspäeval. Nii et selline kiire ülevaade ja tegelikult on natukene selliseid
kurvemaid uudiseid ka, et see teekond, mida ma siin koos teiega käinud olen, on olnud mulle ääretult väärtuslik, aga olen saanud siit väga palju kogemusi ise ja olete andnud mulle võimaluse jagada siis oma teadmisi ja otsinguid ja taipamisi sellel teekonnal nii tsüklite kohta kui ka turgude kohta üldiselt. Et seda ma üksi kindlasti teha ei oleks suutnud. Aga ma olen sellest muidugi väga tänulik. Samas ma tunnen, et ma olen jõudnud nagu teelahkmele, et pärast neid aastaid, kui ma siin olen püüdnud prognoosida turge, mõista ja kontrollida neid turge, et ma olen avastanud, et see tee, olgugi et see on põnev, ei ole päris see, mida ma siin täna enam teha tahan, et see on nagu natuke rutiiniks muutunud minu jaoks, et siin on teatud isiklikud põhjused selleks. Nüüd ma olen otsustanud sisu jagamise siin Patreonis peatada, et ma võtan aja, kuulan enda sisehäält natukene, kuhu edasi, et mitte päris sellise süsteemse loogika alusel, vaid oma tunnete järgi. Ja mõned praktilised asjad ka, et tänane postitus on siis viimane, kuid jätkan siin nädala prognooside postitamist veel igal pühapäeval kuni augusti lõpuni. Ja kõik praegused tellimused siis lõpetame augusti lõpuga ära. Et ma ei ütle täna siin head aega, vaid ma ütlen suur aitäh teile kõigile, kes te mind toetanud olete ja mind sellel teekonnal jälginud. See kanal jääb avatuks võimalusele, et kunagi tulevikus võib-olla jagan taas, kuid ilmselt teisel viisil, teise sagedusega ja teise suunaga. Kui keegi soovib minuga edaspidi koostööd teha, võite mulle kirjutada urmas@astroloogiaabi.ee. Olen täitsa avatud. Seniks aga soovin teile teadlikkust ja sisemist kompassi, mis on kindlasti tugevam kui ükski tsükkel või turu liikumine. Igal juhul suur tänu teile ja kõike head!